autopatrull. Tervist, beebid! Kas olete lõbutsemas? Mis see on? See on kummitus! Jookske, lapsed! Jookske! Sellelt telefonilt saame autopatrullile helistada. Ja siit tulevad beebiautod. Beebid, helistame autopatrullile! Ainult nemad saavad meid päästa. Matt, Frank, Hector! Autolinn vajab teid. Mänguväljakul on hirmutav kummitus. Nali? Ei, Matt, kohe kindlasti mitte. See ei ole nali. Seal oli kummitus. Vau, sõbrad, siin on liiga pime. Oi ei, see on kummitus! Sul oli õigus, Matt. Paanikaks pole põhjust. Püüame selle kummituse kinni. Matt, see on suurepärane plaan. Hector, sina lenda autolinna kohal ning proovi kummitus üles leida. Kui leiad ta üles, siis kutsu Matt ja Frank. Nemad tulevad sulle appi. Frank, kui Hector märkab kummitust, siis sõida tema järgi ning püüa ta kinni. Siis sõidab Matt kiiresti kummitusele vastu ning saategi ta kätte. Autopatrull, tähelepanu, läks! Seal ta ongi, Hector.
Matt, Frank, Hektor leidis kummituse üles. Sõitke nüüd tema järgi ja püüdke ta kinni. See ei ole kummitus. See on Charlie. Matt, pidurda! See ei ole kummitus. See on Charlie. Charlie, Charlie, pidurda, kohe! Loomulikult, sõbrad, on Halloween. Charlie kandis lihtsalt kostüümi. Sõbrad, ma arvan, et on aega õhtut nautima hakata ning komme koguda. Head ööd, sõbrad! Varsti näeme! Rong Troy! Hei, Troy! Head Halloweeni! Mulle meeldib su kostüüm! Hei, beebiautod! Miks teil lõbus pole? Oi ei! Kas külas pole mitte kuskil kommi? Sul on õigus, Troy! Me peame lattu minema ja otsima uue sõiduki, mis saab beebiautodele kommi tuua ja Halloweeni päästa. Püsige paigal, me tuleme tagasi. Olgu, kohtume oma uusima sõbraga. Troy, milline sõiduk saab beebiautode Halloweeni päästa? Traktor, kiirabi, kommiauto. Hea idee. Kommiauto on just see, mida me vajame. Siit ta tuleb. Viime selle kommiauto tagasi mänguväljakule. Aeme algul kauba maha. Vau! See on peaaegu valmis! Hei, kommiauto! Mis su nimi on? Carrie? Tere tulemast autolinna! Carrie, meil on sulle tähtis töö. Praegu on Halloween ja autolinnas pole kommi. Kas sa saaksid mõned viia beebiautodele? Hästi! Päästame Halloweeni!
beebiautod, kohtuge meie uue sõbraga, Carriga. Ta on kommiauto. Tahate näha, mis ta teha oskab? See on hämmastav, Carri. Hei, kuidas teil läheb? Carri, täiskasvanud on kurvad, et nad ei saa Halloweenist osa võtta. Mis oleks, kui me viis ka neile komme? Hästi, see on tore. Meil on nüüd küllalt komme. Suur aitäh sulle, Carri. Ilusat Halloweeni. Näeme järgmine kord. Ehitussalk. Tervist, meeskond! Head Halloweeni! Näib, et töötate sama raskelt nagu ikka. Haha! Hei, meeskond! Beebid otsivad lõbusat Halloweeni atraktsiooni. Kas teil on ideid? Vinge! Õudne Ameerika mägi! See on ideaalne, Ethan! Lähme ehitusplatsile! Vau! Näib, et see saab olema suur töö! Hakkame peale! Esimene samm! Paigalda aluspostid ja lisarada! Teine samm! Rivista vagunid rajale! Kolmas samm! Lisa seinad ja lagi. Esimesena peame need postid üles panema. Need toetavad kogu rada. Just nii! Sõbrad, hea meeskonnatöö! Nüüd lisame raja postide külge. Edgar, ära unusta kruve! Haha, me vajame neid, et kõike koos hoida. Hea töö, sõbrad! Keera kruvid kõvasti kinni. See hakkab juba vaikselt valmis saama. Olgu, järgmine samm on panna vagunid rajale. Charlie, lihtsalt tõsta need rajale üksteise järel. Vaata, et vagunid oleks õigesti paigutatud. Nüüd peame veel ainult seinad ja lae külge panema. Sõbrad, ongi ettevaatlikult katus peale, kruvige need kinni, et nad seisma jääksid. See läks hästi. Siin saab palju lõbusat sõitu olema. Beebidele kindlasti meeldib see Halloween. Hei, beebid, kas olete valmis läbi kummitava maja sõitma? Francis, kuidas sinuga on? Kas tahad viimase vaguni võtta? Nautige sõitu!
hoidke nahkhirte eest. Vau! See kummitus näeb päris välja. Rõõm kuulda, et teil lõbus oli, beebid. Lõbusat Halloweeni. Francis, kas sa ikka tead, et see kõik on välja mõeldud? Meeskond, ülesanne sooritatud. Te suudate võimsaid asju meeskonnaga ehitada. Head aega, sõbrad, varsti näeme. Tormipilved kogunevad autolinna kohale ja täna on Halloween. Mida sa teed, Tom? Näib, et midagi imelikku on toimumas. Sa muudad Gary Frankensteini koletiseks. See on suurepärane ja natukene hirmutav. Tom, kas sa tead, millist rohelist tooni kasutada? Just nii! Frankensteini koletis on kahvaturoheline. Lähme ja värvime Gary ära. Ah jaa, ta vajab prille. Sul on hea mälu. Las muutumine alata. Gary, sa hakkad juba koletise moodi välja nägema. Huvitav, mis küll Tomil järgmiseks varuks on? Ära muretse, Gary. Tom lihtsalt valmistub järgmiseks muutuseks ette. Ma loodan. Tom, mis sul täpselt seal potis küll on? Võluvärv? See saab lõbus olema. Vau! See oli lahe trikk. Ja see on vist kõikide nende armide ja õmbluste jaoks koletise näos ja ka varjudeks tema silmade all. See näeb välja kohutav. Ideaalne! Mis nüüd Tomil teoksil on? Näib, et Gary saab varsti suurema pea. Just nagu Frankensteini koletis. Ära muretse. Need mutrid ja poldid ei lähe läbi sinu pea, nagu need lähevad Frankensteini koletisel. Me saame need lihtsalt peale kleepida. Näib, et sa oled valmis komm või pomm mängu mängima.
oota korra, Carri. Tommil on midagi veel sinu jaoks. Vau, Carri! Sa näed välja hirmuäratav. Sinu kostüüm on parim ja seda kõike tänu Tommile. Head kommide korjamist! Autopatrull. Hei, Ben! Naudid oma raamatut? Sul oli tegus päev täna, kuna Baby Benil oli Baby Matt külas? Näib, et sa oled voodi jaoks valmis. Mis on, Ben? Kas midagi on valesti? Ben, mis see helkiv tuli sinu platsil on? See on tõeline saladus. Kes või mis on nii hilja väljas ja veel sinu platsil? Ära muretse, Ben. Kutsume autopatrulli, et teada saada. Hei, sõbrad! Ben vajab farmis teie abi. Tema põllul on helkiv tuli ja ta ei tea, kes või mis see on. Just nii, Matt. Baby Matt on seal, aga tema ja Baby Ben magavad voodis. Nii et sa ei pea muretsema. Kas te saaksite aidata? Tore! Läki! Autopatrull on siin, Ben. Räägi neile, mis siin toimub. Beebid läksid voodisse, sa lugesid elutoas ja siis äkitselt sa nägid tulesid oma platsil? See on nii kummaline ja sa oled kindel, et beebid on oma voodis, sest sa ju mässisid nad tekiga sisse ja panid ka ukse kinni. Vaata, tuled! See on õudne. Mis seal on? Tuli tundub igal pool olevat. Hea idee, Matt. Sina ja Frank, minge vaadake beebisid. Samal ajal Hector lendab üle, et vaadata ümbrust. See on imelik. Ben on kindel, et see uks oli kinni. Baby Ben, kus on Baby Matt? Baby Matt on kadunud.
võib-olla Hektor näeb midagi. Mis on, Matt? Kas sa kuuled midagi? Kõlab nagu norskamine. Vaata! Hektor näitab valgust müstilisele valgusele põllu peal. Frank, kasuta oma voolikut, et vili pikali lasta. Siis saad sa väikse tee endale. Hea töö, Frank! See on beebi, Matt. Ta kõnnib unes. Terekest, unimüts! Sa kõndisid unes Benni põllul. Kõik on korras. Näed, kui vapper sa olid. Sa tulid siia üksipäi ja pimedas. Viime sa nüüd tagasi tuppa. Aitäh, autopatrull, et Benni põllu saladuse välja nuputasite. Keegi ei osanud arvata, et see on beebi, Matt. Varsti näeme! Superauto! Autolinnas on öö ja kõik magavad. Vau! See oli napikas, Pickle. Mis siin toimub? Sa lähed ja uurid asja? Ole ettevaatlik. See on lammutusgranatein. Tundub, et ta lõhub autolinna. Sa arvad, et ta kõnnib unes? Sul on õigus, ta kannab ikka veel oma öömütsi. Võib-olla saame ta üles ajada. Valjemini, Pickle! Heldeke! Peab veel tugevamat heli tegema, et ta üles ärkaks. Sul on õigus. Meil on superauto abi vaja. Karl, vaata aknast välja. Pickle vajab superauto abi. Tein kõnnib unes ja lõhub linna, aga tema signaal pole piisavalt tugev, et teda üles ajada. On aeg muutuda. Sa vajad midagi väga valjut. Sireenauto! Vinge! Vot see on alles pali. See ajab kindlasti Teini üles.
seal ta on, superauto. Uskumatu, ta ikka veel magab. Superauto, keera heli veel valjemaks. Valjemaks, valjemaks! Sa tegid seda, superauto, ta on üleval. Tein, sa kõndisid unes ja lõhkusid kõike oma lammutuskuuliga. Heldeke, tundub, et superauto sireen ajas naabrid üles. Tein väga vabandab. Ta ütles, et hakkab kohe seda jama klaarima. Pickle, sa oled väga lahke. Ma olen kindel, et Teinil oleks hea meel abi üle. Suurepärane idee! Superauto mängib muusikat läbi oma hämmastava raadio, et te saaksite lõbusalt koristada. Puksiirauto Tom. Tere õhtust, Hektor! Mis sa nii hilja teed? Patrullid ümber autolinna, et kõik autod oleksid ohutud? Tore! Jätka samas vaimus! Oi ei! Vaata ette, Hektor! Veel üks helikopter! Vaata ette! Ära muretse, Hektor! Ma kutsun kohe puksiirauto Tommi. Hektor, see on helikopter Hella. Ta just jõudis autolinna. Tom, helikopter Hektoril on õnnetus juhtunud. Kas sa saaksid ruttu tulla? Kas sa vajad Hektori garaaži toomiseks käru? Hea idee! Kiiresti, Tom! Siin on Tom! Ta viib su tagasi garaaži ja parandab kiiresti selle tule ära. Hella, kas sa saaksid Tomil aidata Hektor käru peale tõsta? Oota! Hella, kas kohtud pärastpoole Hektoriga lennujaoks? Näib, et Hektori rootori laba tiivad on katki. Mis me esmalt teeme? Eemaldame selle? Okei. Kas kasutame mutrivõtit? Mis tööriista me järgmisena kasutame? Klambrit? Hea idee!
nüüd hoiame klambrit pingul ja kasutame haamrit, et vormi tagasi lüüa. Ideaalne! Hektor, kas nii on parem? Tom, mis me järgmisena teeme? Sul on õigus. Hektor vajab uut esituld. Millise me valime? Kas selle? Selle? Olgu, Tom, proovime seda. Kas proovime, et see ka töötab? Ideaalne! Hektor, kas sa tunned end nüüd paremini? See on tore! Aitäh, Tom! Nägemiseni, Hektor! Head aega, Tom! Varsti näeme! Tommi värvikoda. Järjekordne päev ja järjekordne tuli on kustutatud. Vana hea Frank. Frank, pärast seda pead sa vist küll väga väsinud olema. Sa said ülejäänud päeva vabaks. Tore, sa väärid seda. Hei, Baby Frank! Kas ootad oma isa? Ta on täna väga vapper olnud. Kustutas linnas suure tulekahju. Siit ta tuleb, tahmaga kaetud. Kui armas! Baby Frank aitab isa puhastada. Väga efektiivne, Baby Frank. Mis te oma ülejäänud päevaga teha plaanite? Teete muudatused Tommi juures? Vinge! Aga kuidas sinuga on, väike mees? Kui kooli pole, siis äkki saad oma isaga kaasa minna? Hei, Tom, kuidas sul täna läheb? Frank sai vaba pärastlõuna, nii et ta tuli siia muutuma. Baby Franki isa just lõpetas suure tulekahju kustutamise. Frank on tõeline kangelane. Kas see inspireeriski sind Franki muudatuse juures? Suurepärane! Frank sobib ideaalselt Batmaniks. Tundub, et see on Franki nahavärvi jaoks. See hall spreivärv tundub väga hea põhivärv. Hea mälu, Tom. Tal on nahkhiire pilt Batmani kostüümilt. Kas sul on kleeps?
tore, aga Tom, see kleeps on ju tühi. Kas sul polegi nahkhiire logo või midagi, mis sellega kokku sobiks? Kui lahke! Baby Frank ütles, et ta joonistab selle peale samal ajal, kui sa ta isa värvid. Mine võta pliiatsid, et isa eest hoolitseda. Frank, sa pead oma abivalmis poja üle eriti uhke olema. Frank, on aeg aluskiht peale panna. Hea idee, Baby Frank. Sa saad nahkhiire sümboli joonistada, siis kui Tom lisandeid võtab. Baby Frank, Tom ütles, et sa oled väga hea abiline ja huvitav joonistaja. Mis on, Tom? Sul on teine idee? Hea mõte! Sa saad Baby Franki Batmani abiliseks muuta, Robiniks. Frank, kas sa tahad Baby Franki sümboli ka teha? Näib, et väike Frank on pärinud oma isa kunstilised anded. Nüüd on aeg lisandite jaoks. Tom, mis sinu pagasiruumis on? Tom, kas sul on ka Batmani ja Robini keebid? Tom, need sõbrad näevad küll head välja. Kas pole? Sa arvad, et midagi on puudu? Vaatame sinu pagasiruumi. Äkki seal ikka on midagi veel sees? Loomulikult, nad vajavad ju maske. Näib, et muutus on lõppenud. Tom, sa tegid head tööd. Nad näevad välja just nagu Batman ja Robin. Te saate nüüd kahekesi autolinna ohutuna hoida. Ilusat päeva! Ja aitäh kõige eest, Tom! Autopatrull. Tere õhtust, Charlie! Hei, vaata ette! Sa jätsid oma noka üles ja tundub, et see jääb elektrijuhtmetesse kinni. Oi ei, mööda seda juhet liigub kogu tänavalaternaid ja valgusfoore toitev elekter.
Ära muretse, Charlie. Ma olen kindel, et saame selle korda teha. Aga teeme parem ruttu. Tundub, et need autod muutuvad juba üksteise peale vihaseks. Hei, Matt! Hei, Frank! Just teid me otsisimegi. Ristmikul on kõik tuled ära kustunud. Seal valitseb täielik pimedus. Ja kõigele lisaks on seal ka liiklushummik. Vaata, Charlie, Matt ja Frank tulid sulle appi. Charlie'l on väga kahju, et ta selle elektrijuhtme alla tõmbas. Ta ei teinud seda meelega. See oli õnnetus. Charlie, ära nukrutse. Me kõik teeme vahel vigu. Tundub, et Mattil oli niikuinii sinu abi vaja. Sa võid aidata tal asjad oma kohale tagasi panna. Kas sa saaksid aidata Matti liikluse suunamisel, kuni Frank läheb ja laenab puksiirauda Tomilt mõningaid tööriistu? Hei, Tom! Vabandust, et sind tülitame, kuid autolinna ristmikul läks elekter ära, sest elektrijuhe tuli pistikupesast välja. Kas sul on midagi, millega me võiks seda parandada? See on just see, mida kaabli pistikupessa ühendamiseks vajame. Aitäh, Tom! Matt, sa said liikluse reguleerimisega suurepäraselt hakkama. Sa peaksid vaikselt lõpetama hakkama. Frank on tagasi ning ta sai tulede parandamiseks vajaliku osa. Tundub, et Frankil on nüüd Charlie abi vaja. Charlie, kas sa saaksid juhtme Frankile anda? Hästi! Nüüd tuleb vaid Franki osa, mille ta Tomilt sai juhtmega ühendada. Suurepärane, sõbrad! Te saitegi hakkama! Mattil on õigus. Charlie, nad ei oleks saanud seda ilma sinu abita teha. Sa küll eksisid, kuid aitasid tekitatud segaduse kõrvaldada. Hästi tehtud! Ehitussalk! Hei, beebid! Mis teoksil? Kas ehitate liivalossi? See tundub lõbus. Vaadake, seal on laev Bobby. Hei, Bobby! Mis viga? Sa tahad ka mööda jõge purjetada? Ma tean kedagi, kes saaks sind aidata. Hei, ehitussalk! Beebid tahavad laeval mängida.
kas te saaksite neid aidata? Tore! Mis te neile ehitate? Piraadilaeva? Vau! Sõbrad, kuhu me küll selle ehitame? Mänguväljakule? Ideaalne! Läki! Mis esmalt, sõbrad? Koht piraadilaevale purjetamiseks? Okei. Mis te arvate, sõbrad? Hästi tehtud, Charlie! Edgar, kas lähme ja toome laeva 2 külge? See on liiga põnev! Kas paneme need kokku? Kas sul on ideid, Edgar? Mis on? Kruvid! Ideaalne! Hästi tehtud, sõbrad! Hea meeskonnatöö! Mida veel piraadilaev vajab? Tekki? Hea idee! Mis need on? Lauad teki ehitamiseks? Ah soo! See näeb välja suurepärane! Aga kuidas beebid küll teavad, et see on piraadilaev, mitte tavaline laev? Olgu, Ethan! Tundub, et sul on plaan. Mast! Kas sul on purjeid ka? Vau, sõbrad! Te olete küll kõigele mõelnud. See näeb välja just nagu päris piraadilaev. Kas see on beebide jaoks valmis? Ei, on vaja veel üks asi teha. Olgu, sõbrad, mis see küll on? Hector, milline üllatus! Mis kotis on? Värvilised pallid, et meremoodi välja näeks? Beebidele kindlasti meeldib see. Hei, beebid, tulge ja vaadake oma laeva! Mis arvate? Hea töö, ehitussalk! Nad lausa armastavad seda. Lähme proovime seda. Vinge töö, ehitussalk! Varsti näeme! Autopatrull! Milline ilus pärastlõuna! Hei, Harvey! Uurid, kas vili on valmis ülesvõtmiseks? Mis sa arvad, Harvey? On nad valmis?
sul on õigus. Need maisikõrvad on väga suured. Aeg minna ja kombain ette valmistada. Mis need beebiautod küll kavatsevad teha? Nad hiilivad Harvey põllule. Kas sa nägid Baby Tommi ja Baby Benni just praegu, Harvey? Hei, lapsed, te pole siia lubatud. See on liiga ohtlik korjamise ajal. Tundub, et sul läheb abi vaja. Ära muretse, autopatrull teab, mida tegema peab. Hei, autopatrull! Harvey peab vilja korjama, aga 2 beebit on väljakule hiilinud. Kas te saaksite aidata ja nad üles leida? Aitäh, sõbrad! Jumal tänatud, et te suutsite kiiresti tulla. Hakkab juba pimedaks minema. Hea idee, Matt. Kui sa kasutad oma mikrofoni, et nad välja tuleksid, kuulavad nad kindlasti su käske. Mäng on läbi, lapsed. Autopatrull on siin. Aeg Harvey põllult kiiresti välja tulla. Hakkab juba pimedaks minema. Sa ikka tead, kuidas siit välja saab, eks? Oi ei! Loodame, et Mattil on teine plaan. See ei aita, Matt. Beebid on nõus välja tulema, aga nad ei tea teed ja nad ei näe üle nende pikkade viljade. See on hea idee, Matt. Hector, kas sa saaksid üle põllu lennata ja neid otsida? Frank, sinu töö on väljakule minna ja Hectori järgi minna, kuni sa beebideni jõuad. Selge? Ja Frank, jäta ka liikumise ajal veidi voolikut maha. Küll sa näed. Kas sa näed neid, Hector? Sul on õigus. Need tuled peavad Benni ja Tommi omad olema ja seal on Frank. Kas annad Frankile juhiseid? Tore, see töötab. Ärge muretsege, beebid, abi on teel. Frank, sa leidsid nad. Nüüd pead ainult ise tee välja leidma. Aga see ei ole kerge, kuna väljas on nii pime. Isegi Hectori abiga. Loomulikult. Matt ütles sulle, et sa vooliku maha jätaksid ja sa seda mööda tagasi saaksid tulla. Ben, Tom, te peate ainult Franki järgi minema. Frank on siiapoole teel, beebid tema taga. Matt, kas sa arvad, et näed neid? Ja seal nad ongi. Jumal tänatud, et kõik terveks jäid. Hea töö, sõbrad. Te leidsite beebid ja päästsite nad.
ja nüüd võib Harvey ohutult vilja korjata. See on tõsi, on liiga pime, et vilja korjata. Aga kunagi pole liiga hilja sõõrikute jaoks. Aitäh kõige eest, autopatrull ja beebid! Jätke endale meelde, et Harvey põllule ei tohi minna. Seal on Matt ja Frank. Tundub, et nad märkasid midagi. See on küll imelik. See on väike roosa auto Susi. Mis müra küll see on? Oo, Gary, kas sa saaksid Susile appi tulla? Aitäh, Gary! Susi, kas sinuga on kõik korras? Mis sinuga juhtus? Sa ei tea, mis juhtus, sest sa magasid sel ajal. Väga kummaline. Ja Gary, sa nägid täna hommikul ka teisi külili autosid. Ära muretses, Susi. Matt ja Frank asuvad öövalvesse, et võtta vahele, kes iganes seda teinud on. Siin ongi meie detektiivid. Peitmas end pimeduses. Ja siin on Susi, kes on kiirelt unne suikunud. Siiani tundub kõik tavaline. Kas tema võiski kurikael olla? Oi, see on Gary! Ta ei kuule meid! Gary! Hei, Gary! Ta magab! Gary, ärka üles! Sa oled kuutõbine! Kõik on korras, Gary. Sa oled kuutõbine. Susi, sa oled nüüd ohutuskohas. Susi, Garyl on väga kahju. Gary, äkki sa peaksid rattalukku kasutama hakkama, et sa ei läheks enam öösel seiklema. Hea idee! Mine ja pane enda rattad lukku. On aeg magama minna. Susi, kas sul on aeg uuesti magama heita? Head ööd, Susi! On olnud väga seikluste rohke öö. Ma olen kindel, et ka teie kaks peaksite nüüd magama minna. Head ööd, Matt! Head ööd, Frank!
ja head ööd, Gary. Ära enam unes kõnni. ehitussalk. Hei, beebid, mida te küll nii hilja teete? Otsite ufosid? Vau! Kas te olete mõnda ka näinud? Ei ole? No, kell on juba väga palju. Minge parem koju ja otsige homme uuesti. Sa ei taha voodisse minna? Heldeke, heldeke. Võib-olla ehitussalk saab aidata. Hei, ehitussalk! Kas te saaksite tulla ja beebiautot välja aidata? Te saaksite? Tore! Beebiautod ei lähe voodisse. Nad tahavad üleval olla ja ufosid otsida. Kas teil on ideid? Hästi, mis see on? Kas sa ehitad neile ufo-laeva? Vau! Beebi, Ethan ütles, et kui te tahate ufo-laeva masinat, siis peate otse kohe voodisse minema. Head ööd, sõbrad! Homme näeme! Tere hommikust, ehitussalk! Kas olete valmis ufo-pendlimasina valmis ehitama? Olete? Vinge! Kiirustame enne beebide ülesärkamist. Ethan, mis me esmalt ehitame? Kas masina 2 poolt? Hästi! Edgar arvab, et see meeldib beebidele. Mis me järgmiseks ehitame? Ukse, et beebid masina peale saaksid? Hea idee! Võib-olla saaksid sa kontrollida, kas see ka töötab. Tundub, et see pole päris töökorras. Tore! Nüüd see töötab. Redeli? Hea idee! Hea töö, sõbrad! Kas peame midagi veel lisama, et masin tööle hakkaks? Peame? Olgu! Kas see on kõik? Ei? Vau! See näeb välja ideaalne! Ma arvan, et beebid ei jõua ära oodata, et näha, mida sa oled ehitanud neile. Tulge välja, beebid! On aeg proovida oma uut ufomasinat. Te tundute elevil. 3, 2, 1, läks! Hämmastav töö, ehitussalk. Näeme järgmine kord.